Jumala au on asja salajas hoida. Kuningate au on aga asja uurida. See on see, mida ütleb õpetussõnade raamat 25. peatükis ja salm 2. Jumal lõi selle universumi kõrge intelligentsiga. Seda on näha kõiges Jumala loodus. Ometi Edenaias Jumal ei seletanud esimesele inimesele Aadamale lahti kõike seda, kuidas universum töötab. Ükskõik mis valdkonda me ka siin käesolevalt ei puudutaks. Kõik see oli juba sisse kodeeritud Jumala loomingusse. Näiteks juba Edenaias olid olemas aerodünaamika seadused. Põhimõtteliselt Aadam oleks võinud lennata. Aerodünaamika seadused, tõukejõud, peab olema mootor, mis lükkab seda lendavat keha edasi, eks ole. Samas tekib hõõrdejõud, õhk takistab liikumist. Siis tuleb arvestada gravitatsioonijõuga ehk maakülgetõmbejõuga, mis tõmbab seda keha allapoole maa suunas. Ja neljandaks, aerodünaamika seaduseks on tõstejõud, mille najal lennukid üldse õhus püsivad. Nüüd need põhimõtted olid juba tol ajal olemas. Jumal oli need sisse kirjutanud oma loomingusse. Ometi Aadam ei olnud veel võimeline lendama ja üleüldse inimkond ei olnud võimeline lendama, kuni Wrighti vennad leiutasid teadaoleva esimese lennumasina ja ma arvan, tänaseks me kõik oleme kuskile lennanud ja käinud reisil ja lennanud lennukis. Sellepärast, et keegi tollel ajal, Aadama päevil ja veel 1000 aastat pärast seda, ei olnud seda teemat uurinud. Jumal ei andnud Aadamale voodit. Ta ei andnud talle toole. Jumal ei andnud Aadamale mööblit. Ometi oli kõik see potentsiaalselt juba olemas nendes puudes, mis kasvasid Edenaias. Põhjus, miks Aadam aga ei omanud veel voodit või mööblit või mingit muud puidust eset, oli sellepärast, et Aadam ja inimkond ei olnud veel põhjalikult uurinud, mida kõike puidust teha saab. Kuigi potentsiaalselt olid need kõik asjad juba võimalikud. Oli olemas rauamaak, oli olemas kõik muud metallid maapõues. Inimene aga ei olnud neid veel avastanud ja neid uurinud, mida kõike nendest teha saab, kuidas nende kombineerimisel teatud uued materjalid tekivad ja nii edasi ja nii edasi. Nii et juba Edenaias olid olemas termodünaamika seadused, olid olemas aerodünaamika seadused, kvantmehaanika seadused, füüsika seadused, keemiliste protsesside seaduspärasused olid juba olemas. Aga kuna keegi ei olnud neid asju uurinud, siis polnud võimalik veel ära kasutada nende seaduste hüvesid. Ehk Jumal oli jätnud saladusse või varjatuks asjad, mis olid reserveeritud neile, kes olid valmis üht või teist teemat põhjalikult uurima. See on huvitav, et läbi kogu inimkonna eksisteerimise siin maa peal on ajalukku läinud teatud inimesed, kes siis kas teadlikult või üllatusena avastasid midagi, mida me inimkonnana siiamaani kasutame. On see keemia valdkonnas, meditsiini valdkonnas, füüsika valdkonnas, ükskõik mis muus valdkonnas. Näiteks Alexander Fleming, kelle kohta öeldakse, et ta märkas oma katsete juures, et ühele bakterkultuurile oli kasvanud hallitus ning selle ümber ei kasvanud bakterid. Ta ei visanud nii-öelda seda riknenud katset minema,
vaid uuris nähtust edasi ja nii avastati penitsiliin, esimene laialdaselt kasutatav antibiootikum. Nüüd antibiootikumidega peab ettevaatlik olema, me kõik mõistame seda. Aga Fleming oma avastusega andis tohutu tõuke meditsiini arengule ja muidugi inimese elueale, kui tol ajal bakteriaalsetesse haigustesse inimesed väga kergesti surid. Samuti selline inimene nagu William Conrad Röntgen. Röntgen uuris teatud kiirgusi, kui ta ühtäkki märkas, et tema kõrval olev ekraan hakkas helendama. Ta jätkas katseid ja avastas siis tol ajal mittetuntud kiirguse, mida tänapäeval nimetatakse röntgenkiirguseks. Ja ma arvan, et enamus meist on käinud ja teinud kopsupilti, võib-olla mingisugusest liigesest või luust röntgenpildi ja inimkond on mõõtmatult kasu lõiganud sellest avastusest, mis tuli läbi selle, et üks mees uuris ühte teemat põhjalikult. Albert Einstein tegi aastaid tööd üldrelatiivsuse ja erirelatiivsuse teooriate kallal, väidetavalt kuskil 15 aastat. Ta on ise muuseas ütelnud, et kui tavaliselt iga inimene päev läbi mõtleb igasugu mõtet üle, siis ta ütles, mina mõtlen ühe teema peale terve päev. Ja pole ime, et ta avastas sellised sügavad universumi saladused. Meie GPS täna töötab tänu relatiivsusele. Ja George Washington Carver uuris maapähklit üle 40 aasta ja avastas üle 300 erineva kasutuse maapähkli osas. Näiteks värvid, tint, kosmeetika, seep, jahu, õli, antiseptikud. Ja see on ainult väike osa sellest, mida see mees avastas lihtsalt maapähklist, uurides seda kõik need aastad. Ja ma garanteerin, kui keegi võtab mingisuguse teema käsile. See võib olla inimpsühholoogia, see võib olla füüsika, see võib olla bioloogia, see võib olla anatoomia, see võib olla keemia, see võib olla astronoomia, see võib olla uurides iseennast. On tohutud saladused peidetud kõigesse sellesse, mida Jumal on valmistanud. Kui me küsime küsimuse kõigest sellest, mida on võimalik teada, kogu universumit arvesse võttes, kui palju me teame, siis ilmselgelt vastus on väga, väga, väga vähe. Teadlased arvavad, et me teame ainult murdosa asjadest, mis universum endas kätkeb. 95% on meile veel tundmatu ja teadmata. Siin maa peal ookeane on väga palju uuritud, on laskutud mere sügavustesse, võetud igasugu proove. Ja ometi arvatakse, et 80% ookeanide saladusest on veel uurimata ja teadmata. Loodusest aga rääkides arvatakse, et circa 86% elusolenditest on veel avastamata. Kõigist võimalikest keemilistest protsessidest teame arvatavasti vaid 1%. Kvantmaailmast saame aru vaid murdosa. Ja kuigi me teame rakkude osasid ja oleme nendele ehituskividele nimed andnud, siis ei mõista me suurt midagi nende omavahelisest kommunikatsioonist ja otsustusprotsessidest. Me samuti ei mõista palju inimese psüühika ja psühholoogia kohta, me ei mõista teadvust, kus see asub, kuidas see tekib, kuidas see meil on, me ei mõista alateadvust, tihti me ei saa aru emotsioonidest ja meil kõigil on tohutult veel õppida suhete osas ja iseendast arusaamine on meie elu pikkune õppimine. Nii et Jumala au on asju varjata või salajas hoida. Kuningate au on
asju uurida. King James piiblitõlkes öeldakse nõnda. It is the glory of God to conceal a thing või matter. Nii et see on Jumala au katta kinni üks asi, üks teema. But the honor of kings is to search out the matter. Aga kuningate au on asi välja otsida või välja uurida. Nii et Jumal on Jumal ja tal ei olnud kohustust kõike inimesele selgitada. Me teame, et kui Jumal ja Hiob vestlesid, siis Hiob jäi kiiresti oma intelligentsiga alla ja häbisse. Kui Jumal küsis ta käest mõningad küsimused, Hiob ei teadnud vastuseid neile. Ja seega, meie vastutus inimestena on asju uurida, asju õppida, töötada nende kallal. Nüüd maailmas on nii palju põnevaid, erinevaid suundi, milles me võime liikuda, nii palju teadmisi meie ümber, nii palju on, mida vaja õppida, et tänapäeva elus hakkama saada, on see siis sinu arvuti või telefon või fotoaparaat või pesumasin või auto või muu tehniline asi, millega sa tegeled. Aga sa saad elus eksperdiks võib-olla ainult mõningatel vähestel aladel. Mõne jaoks vaid ainult ühel alal. Jumal on jätnud hulga aardeid varjatuks. On ideid, mille peale keegi pole veel tulnud. On mõtteid, mida ükski inimene siin planeedil pole veel mõelnud. On avastusi, on leiutisi, on kasulikke lahendusi, mille peale veel inimesed ei ole tulnud, sest kõiki neid alasid pole veel nii põhjalikult uuritud. Me just rääkisime sellest, kui vähe me universumist teame, kui vähe me keemilistest protsessidest teame, kui vähe me inimpsühholoogiast ja lihtsalt ühe raku toimimisest teame. Tohutud avastused on veel leidmata. Ja sõber, need on reserveeritud nende jaoks, kes neid asju hoolikalt uurivad. Me teame, et California kullapalaviku päevil inimesed leidsid teinekord kullatükke lausa maapinnalt või jõest vee seest nägid, et kollane kivitükk oli seal. Aga tõeliselt rikkaks said ikkagi need, kes põhjalikult seda kulda otsisid, uurisid ja viisid ennast kurssi, kuidas üldse kulda kaevandatakse, kuhu ta kipub ladestuma, mis on need iseloomujooned, mis sellel metallil on. Ja tehes need asjad selgeks, omasid nad eelist teiste eest ja lõpetasid jõukate ettevõtjatena. Need elus ükskõik mis alal tõeliselt tipptegijad ja autoriteedid, ükskõik millises lõunalauas jutuajamises on need, kes oma teemat on põhjalikult uurinud. See on tõde ka vaimulikult, kas pole nii. Kenneth Hagin uuris usku. Oral Roberts tervenemist. Catherine Kuhlman, tema sõnum oli püha vaimu isik. Ed Cole, mehelikkus. Mike Murdoch, Jumala tarkus. John Bevere, Jumala kartus. Ja nii edasi, nii edasi. Nii et kuningate au on asja uurida või asi selgeks teha. Mis viitab ka sellele, et kuningad ja juhid ei saa teha otsuseid kergekäeliselt. Nad vajavad koguda fakte, analüüsida toimuvat, anda aega, et veel lisatõendusmaterjal võiks esile tulla ja siis teha häid otsuseid hea info alusel. Ja selle peatüki 3. salm ütleb niimoodi: taeva kõrgus, maa sügavus ja kuningate süda on uurimatud. See on huvitav, et universum, kui palju me seda ka täna ei ole vaadelnud ja meil on vägevad teleskoobid nüüd lausa kosmoses maa ümber tiirlemas, et atmosfääri segaks ja pildi kvaliteet on parem kui kunagi varem, siis ometi kogu ilmaruum ehk ruum ise paisub nõnda kiiresti, et valgus nendest tähesüsteemidest ei jõua meieni kunagi. Ega seetõttu ole inimesel võimalik avastada, mida siin Saalomon ütleb,
taeva kõrgust. Me ei tea, kui kaugele tegelikult universum ulatub, sest meil lihtsalt pole võimalik seda uurida sinnamaani. Sama asi on maa sügavusega. Maa sügavusse jõudmiseks peaksime me ületama väljakutsed, mis tänaseks on selgelt ületamatud, nagu näiteks maa tuuma temperatuur. Arvatakse, et on circa 5500 kraadi Celsiust, umbes sama temperatuur, mis on päikese pinnal. Ja ükskõik mis materjalist me ka oma puuri ei teeks, sellise temperatuuri juures see lihtsalt aurustub. Muuseas, seal Kamtšatkal, Siberis, venelased puurisid ühe teadaoleva sügavama puuraugu. Minu mäletamist mööda oli 12,3 kilomeetrit maa sügavusse. Ja juba seal nad avastasid, et temperatuur oli 180 kraadi Celsiust, mis peatas lõpuks puurimise, kuna lihtsalt asjad hakkasid nürideks minema ja selle kuumuse tõttu ei saanud need riistad enam toimida, rääkimata puurida tuhandeid kilomeetreid maa tuuma suunas. See on lihtsalt võimatu. Nüüd, kui temperatuur ei oleks ainukene väljakutse, siis see rõhk, mis on maa tuumas, on lihtsalt ettekujutlematu. Teadlased on arvutanud, et maa tuumas rõhk on 3,3 kuni 3,6 miljonit atmosfääri. Muuseas, Mariana sügavikus, mis on sügavam koht ookeanis, on rõhk 1100 atmosfääri. Aga maa sügavuses on see 3,6 miljonit atmosfääri. Veel kord, piiblil on õigus, kui ta ütleb, taeva kõrgus ja maa sügavus on uurimatud. Me ei jõua kunagi sinna, ükskõik kui hästi me ei prooviks. Aga siin öeldakse ka, et kuningate süda on uurimatu, mis viitab sellele, et juhid ei saa kõike avaldada, mida nad teha kavatsevad. Nende sõnadel, nende tegudel ja nende otsustel on väga suur mõju ja seetõttu on neil ka suur vastutus. Näiteks kui Donald Trump säutsub Twitteris või Xis mingi asja majanduse kohta, on see siis positiivne või negatiivne uudis, lükkab see turud kas tõusule või langusele. Ja lisaks sellele psühholoogiliselt me teame, et mida rohkem inimene mingist asjast teab, mida rohkem ta seda uurinud, seda teemat mõistab, seda rohkem ta saab sellest aru ja seda vähem saavad aru need temast, kes sellest teemast üldse midagi ei tea ega pole seda kunagi uurinud, näiteks meditsiin või õige toitumise valdkond või termodünaamika või elektromagnetism või kvantmehaanika, isegi sõnavara põhjustab seda, et inimene, kes ei ole selle teemaga kursis, jääb rongilt maha ega saa kaasas olla sellega, sest ta lihtsalt ei mõista. Nii et sõbrad, see on, kuidas Jumal on selle universumi kokku pannud, kuidas ta on asjad seadnud. Ta peitis ära kalliskivid, vääriskivid, kulla ja hõbeda, et see oleks reserveeritud neile, kes seda hoolikalt otsivad. Tarkus, elu tõed ja printsiibid ei ole lihtsalt kuskil avalikus kohas. Neid tuleb hoolikalt otsida. Ilmutus ei karga lihtsalt sulle näkku, kui sa Jumala sõna piibli avad. Sa pead piiblit hoolega uurima, töötama selle kallal. Suured ressursid, imelised avastused, andekad leiutised, kasulikud lahendused, helged maailma muutvad ideed on veel peidus Jumala loomingus ja reserveeritud neile, kes mingit teema kätte võtavad ja seda põhjalikult uurivad. On see füüsika, on see keemia, on see teoloogia, on see suhted, inimpsühholoogia, on see matemaatika, mis iganes valdkond, muusika, kunst, ükskõik mis valdkond. Heaks saavad ainult need, kes oma teemat põhjalikult uurivad. Ja see on see, mida Saalomon meile siin öelda püüab. Sõbrad, olge õnnistatud, näeme jälle.